ta peab olema torumees, ta peab olema muusik, ta peab väga ilusaid luuletusi kirjutama, samas tal peab olema palju raha, aga ka palju vaba aega, et sinuga kogu aeg reisida ja seda raha kulutada. Ja ta peab sind emotsionaalselt täielikult mõistma. Täielik terapeut. Alati, isegi kui see mees nüüd hüppas sellest latist üle, ongi valge hobune, ongi prints on ju, ja räägib 5 keelt. Ja kuningriik on ka pool kuningriiki, siis ikka jääb sisse see kahtlus, aga äkki on kusagil veel parem. Tore, et sa Igor Bellaga külla tulid. Aitäh kutsumast. Ja. Et ma mõtlesin seda, et meil enne sellest kergelt puudutasime seda teemat, et praegu on suhted väga kõvasti muutumas just selle tõttu, et väga palju on valikut tänu sotsiaalmeediale ja igasugustele äppidele ja kuidagi ka meie pealiskaudsusele, et me oleme harjunud, ma siia džunglisse saan tellida kõikvõimaliku köögimenüüsid ja see tuleb mul 10 minutiga rolleriga kohale. Ja samamoodi on mingis mõttes nagu suhetega, et sa saad täpselt seda, mida sa parasjagu nagu otsid, sa saad nagu täpselt selle tunde pealt omale kaaslase leida nii pikaks ajaks, kui sa seda soovid. Kas mingit intellektuaalset vestlust, mingit spirituaalset kaaslast, mingit emotsionaalset, mingit füüsilist, mingit tantsupartnerit, nagu nipsust on sul kõik siin ubudis näiteks olemas. Aga seda enam on raske, see kiusatus nagu tarbida kiirtoitu on nii suur, et seda enam on, ma tunnen, raske minul ja siin kogukonnal, ma ennast jätan tegelikult praegu välja, süveneda päris sügavatesse suhetesse. Nii. Et kas sa, Igor, oled seda kõigepealt ka märganud? No ma pean kõigepealt kommenteerima, et sa väga selgelt kirjeldasid seda enda vaatenurgast ehk naise seisukohalt. Meeste pilt on võrdlemisi erinev ja see ei ole niimoodi nipsust võtta ja ei ole see menüü nii lai, et ma valin täna brüneti, kes räägib puhast prantsuse keelt ja homme olen hiinlasega kusagil Bahamasel. Et meestele ei ole see nii kätte saada. Vähemalt nendele meestele, kes on normaalsed, tavalised, võib-olla endast lugupidavad töömehed, ei saa nad kohe nagu sinuga nõustuda, et jaa, ma saan, mida ma tahan, sest nad ei saa. Sest et standardid on muutunud, ootused on muutunud ja selleks, et olla, ütleme, sellel turul, suhete turul nagu hea kaup, pead sa mehena minu arvates väga pingutama ja naisena ka omandama väga palju erinevaid oskusi, teadmisi, tundma mängu ja olema nagu tõesti nagu heal tasemel. Või siis sa positsioneeridki ennast nišikaubana. Või siis sa oled lihtsalt nii kena mees, et Brad Pitt häbeneb kuskil nurgas ja siis palun kõik. Oot, see ei ole üldse nii keeruline. Näiteks sa oled nohik. Sa oled selline nohik, kes on täiesti mitte suhtleja. See leiab omale nipsust, see atrakteerib naisi, kes on ema instinktiga hoolitsevad ja nad võtavad kohe nagu sellise nohiku nagu hoolitseda. Võib-olla see ei kesta kaua, aga ta saab nagu sellise nohik ema ja hoidmise. Jääb üksi. Nohik võib-olla saab esimese kohtingu 25-aastaselt. Seal ta jääb ka nii-öelda peaauhinnast ilma. Ja siis ta nagu nohiseb edasi, võib-olla õpib midagi ja võib-olla tal, kui ta saab lõpuks 35-aastaseks ja ta on oma nohiku karjääriga jõudnud nii kaugele, et ta on multimiljonär, tal on juba nii palju raha, et ta võib nagu
valida ükskõik missuguse escort tüdruku, aga ta tahab päris suhet. Ja nüüd korraga, kui on 35-aastane, siis see kaalukauss on läinud natukene nagu teisele poole, et tema atraktiivsus on võib-olla kasvanud kõrgemale kui tema eakaaslastest naistel. Nende kaalukauss hakkab juba nagu allapoole minema ja korraga ta saab tähelepanu, nagu sellist ehtsat tähelepanu naiselt, kes teda on põlanud. Naistelt, kes on teda nagu põlanud, kes on temast mööda vaadanud, ta on igasuguse lootuse nendega kaotanud ja nüüd korraga see naine osutab talle tähelepanu. Ja ta on esimesega nõus kohe abielluma. Ta läheb esimesega kohe lõpuni välja, sest et lõpuks ometi üks naine märkab teda. Ja me ei räägi mingisugusest assortiist siin laua peal, me ei räägi mingisugustest eri nahavärvidest ja eri kultuuridest. Ta võtab esimese, kes talle jah ütleb. Sest et ta on juba väsinud sellest, ta on juba lootuse kaotanud, et ta kunagi üldse naise endale leiab. Ja samas nagu see nii-öelda suhete turg on ju, mida vanemaks, ütleme 50 pluss inimestel on selgelt naiste kahjuks. 50 pluss on turul mehed, kui nad ei ole jube paksuks ennast söönud ja ei näe jube hirmsad välja, nad on täiesti tegijad turul. Täpselt. Samas 50 pluss menopausis naised hakkavad nagu välja libisema. Et see on selles mõttes on minu meelest vanus toob hästi jällegi naiste kahjuks selle suhete asja. Õige partneri valik on meestel nagu natukene keerulisem, sest võib-olla see inimene, kes nende arvates oleks neile õige paariline, ei tunne kahjuks selle mehe vastu huvi. Nagu täpselt samamoodi on ju vastupidi. Samamoodi ju, vaata meil on nagu kahetine suund minu meelest. Ühelt poolt on praegu see, et meil on partnerile tohutud ootused. Ja. Ta peab nägema hea välja, ta peab olema enam minuga sarnaste huvidega, intellektuaalselt täiesti pädev. Ta peab olema emotsionaalselt mulle rahuldust pakkuma. Eks ole, varem oli, sa võtsid selle praktilistel kaalutlustel, pandi sind paari naabri Antsuga, maad ühendati ja sul ei olnud ta suhtes ootusi, et ta sind emotsionaalselt mõistab ja sul on intellektuaalselt oluline hea rääkida ja ta on sulle arst ja nii edasi, eks ole. Et praegu meil on need ootused tohutu suured, on ju? Ma tahaksin selle koha pealt jätkata sinu lauset nii, et kuna need ootused on nii suured, siis ka neid paare tekib vähem. Ehk et ühelt poolt on väga raske sellest latist nagu üle hüpata, mis on ette antud. Ja teiselt poolt alati, isegi kui see mees nüüd hüppas sellest latist üle, ongi valge hobune, ongi prints on ju, ja räägib 5 keelt. Ja kuningriik on ka pool kuningriiki, siis ikka jääb sisse see kahtlus, aga äkki on kusagil veel parem. Ja sa ei läheb ka see prints. Täpselt. Ja sa ei pea nagu valikut tegema, sa ei pea otsustama, et sellest assortii-kommide valikust ma võtan just selle matša šokolaadi täidisega kommi on ju. Sa ei pea seda valikut tegema. Sa proovidki seda matšat, siis sa proovid seda mandlitäidisega ja nii edasi, eks ole. Ja jäädki proovima. Ja sa jäädki proovima, jah. Kuni kell tiksub sinna kohta, et just, et see bioloogiline... kõik kommid on nagu otsa saanud. Ja samal ajal ongi just see, et nii võikski jääda ja seal ei olekski mingit probleemi, aga lihtsalt see bioloogiline programm tahab täitmist, eks ole, et nagu inimkond tahab soo jätkamist. Ja selliste paljude suhetega on... Tõenäoliselt on ka see peremudel nagu muutumas ja järjest tavalisemaks saavad ju ka need suhted, kus ongi kokkulepped, et me sinuga kasvatame last, aga ma näiteks reisin või matkan või teen mingit hobi, arendan hoopis kellegi teisega ja võib-olla füüsilised suhted on kellegi kolmandaga või selle teisega, et nagu kuidagi see läheb ka samal ajal vabamaks. Sest et ülitobe on nagu hoida seda peresuhet ja seda sellist jäika armukadedusel ja traditsioonidel põhinevat paari suhte mudelit
hoida sellest 10 küünega kinni. Hoida sellest igal 10 juhul kinni, aga samas on sul vajadused ja kuidagi soovid ja need, mis su vajadustele paremini vastaks, need mudelid hoopis teises kohas juba. Et äkki sa siis ei nõua oma partnerilt, on ju, et kui tal tõesti ei ole seda haridust ja võib-olla seda teadmist ei ole ta huvitav rääkida, siis sa leiadki omale kellegi teise, kellega on huvitav rääkida. Või kui oma mehega kaobki see füüsiline tunne ära, siis sa mõlemapoolsel kokkuleppel äkki leiad kellegi, kellega on nagu ülimõnus. Ja see on nagu mõlemat pidi okei, et mis teema sellega on, eks ju, et kui sa seda ei vaata enam traditsioonilisest suhtemudelist, siis võib-olla see päästaks palju abielusid. Kuidas me seda uut suhete mudelit võiksime nimetada? Mida sa just kirjeldasid? No üks võimalus on öelda selle kohta monogaamne polüamoorsus. Väga ilus. Ehk et esikohale sa paned ikkagi iseennast ja oma soovid ja oma taotlused ja ihad. Ja siis vastavalt sellele valid omale partnereid, kes erinevaid valdkondi täidavad. See on võimalus. Ja niimoodi sa võtad selle pinge maha ühelt mehelt, kes muidu peaks kõiki neid rolle täitma. Ta peab olema torumees, ta peab olema muusik, ta peab väga ilusaid luuletusi kirjutama, samas tal peab olema palju raha, aga ka palju vaba aega, et sinuga kogu aeg reisida ja seda raha kulutada. Ja ta peab sind emotsionaalselt täielikult mõistma. Täielik terapeut, eks ole? Absoluutselt. Ja Schopenhauerit ja Kierkegaardi igast asendist nagu tsiteerima ja suga olema nagu väga huvitav peab temaga olema, et tõmmata nagu need ootused vähemaks. Ja võib-olla aitab ka see, kui me lihtsalt võtamegi need ootused vähemaks ja nagu lepime inimesega sellisena nagu ta on ja andma endale aru, et aga mina ka ei ole ideaalne. Mina ka tegelikult ei ole ideaalne. See on hea, et sa selle välja tõid, et minu poole vahel pöörduvad naised, et no kus siis need tõelised mehed on, eks ole. ja mul on neid mehi. Mul on neid terve grupp juba tekkinud. Neid mehi, kes on läbinud igasuguseid koolitusi, oleme teinud laagreid, surmalaagreid, matnud maa alla ja teinud kõik hirmudest läbi läinud, on ju tohutud vägevad mehed. Ja siis ma ütlen, et aga mis sul on sellisele mehele pakkuda? Mis on sinu väärtused? Ma toon sulle siukse mehe. Tahad 2 meetrit pikk on ju ja oskab kõiki trikke järgi teha. Aga mis on see, mida sa saad talle sellest pakkuda? Et see võib-olla on ka see koht, kus mõlemad peavad peeglisse vaatama, aga mida mina siis lähen andma. Et tihti ma tunnen ka, et me nagu kipume minema suhtesse saamise peale. Ja. Mida ma sealt saan, mida see mees saab mulle või see naine saab mulle pakkuda. Kuidas ta saab mu vajadusi rahuldada, kuidas ta saab mind muuta täielikumaks, paremaks inimeseks. Ja kuidas ta saab minu lapsepõlve traumasid taluda ja jääda seejuures paigale ja kohale ja mind tervendada. Samas mitte muutuda mulle lapsevanemaks, et ta oleks mulle jätkuvalt seksikas. Sest et selgelt isa ei ole, sa tahad küll isalikku hoolt oma selle haavatud lapse suhtes, aga sa ei taha ju magada oma isaga. Jah, see ei käi nii. Et võib-olla fookus peakski olema rohkem ka sellel, mida mina saan pakkuda. Täpselt. Mida mina toon sellesse suhtesse, kuidas mina saan kasvada ja võtta vastutuse ka oma emotsioonide eest, et teised ei pea minu suppi kogu aeg nagu lurpima. See on väga hea koht, et mida mina saan pakkuda ja siis nende, mis me enne rääkisime, kas me rääkisime seda enne, et kui on mingisugune tüli või riid, siis mitte kaduda ära sinna detaili, mida tema valesti teeb, vaid näha nagu suurt pilti, miks ma olen selle inimesega koos, tal on need vead, aga vaata suurt pilti, et on tegelikult imekena inimene kõikide oma lapsepõlve traumade ja asjadega, sest et mina ei ole ka ideaalne. Ja tead, ma usun, et see inimlik ebatäiuslikkus hakkab veel lähiajal minema väga hinda. Sest et me hakkame nägema täiesti ideaalseid superpartnereid, mis on tegelikult AI poolt loodud. Nad alati tahavad sind,
nad võivad ka ükskõik mis keeles rääkida. Neil on alati üks nalivaruks, nad loovad luuletused, meloodiad, äratab su hommikul iga kord uue serenaadiga ülesse. Aga temas kaob ära see sama inimlik ebatäius. Võib-olla see, et ta võib-olla me hakkamegi igatsema seda, et ta ei oleks ideaalne, et ta vahepeal eksib, ta oleks natukenegi inimene, et tal on see hing on sees, et ta vahepeal toriseb näiteks. Hommikul oma kohvitassi juures toriseb, et näed, pikk tööpäev on ees või midagi. Et võib-olla sealt tekib selline nostalgia koht, et me ajades seda ideaali taga lõpuks peame leppima selle ideaaliga, millel pole hinge sees. See on hea point, et see võib olla tulla sealt kohast, et me tahame vähe ebatäiuslikkust. Mina mõtlen, et mida kunagi AI ei asenda, on ikkagi nagu selline energeetika ja lõhn. Oota. Kui mehel on nagu õige lõhn, siis nüüd sa ütled, et tegelikult on juba arvutitel, nad lõhnavad ka õieti, et see on kuidagi nagu feromoonide järgi nagu täpselt disainitud sinule sobiv lõhn. Saab ka seda. On jah. Mida sina kõige rohkem puudust tunneksid või nagu mis on see, et ütleme, et me oleme tipptaseme saavutanud, sul on partner, kes on täpselt õige, ta nagu täpselt õieti teab, mida öelda, kuidas sinuga käituda ja nüüd sa tahad tulla tagasi inimlikkuse juurde, siis mida sa seal ideaalpildis nagu missaksid, puudust tunneksid? Ma kardan, et mul hakkaks selle ideaaliga igav selles mõttes, et ma nagu ta täidab kõik mu soovid. Ja see tundub kuidagi, see on mingisugune paradoks, see inimlik paradoks, et kui ma kõike saan, siis ma enam ei taha. Jaa. Eks ole? See on nagu mingi miljonäri probleem on ju, et ta nagu, ja küll helikopter on, ostan omale selle lennuki, aga lennukist on ka ainult teaduslikult tõestatud, et 5 päeva rõõmu, siis kaob nagu jälle see õnnetase ära. Nagu jälle tripping kuskile. Just, et jah, see siuke ideaali, et kui sa kõike saad, mida sa tahad. Siis sa võib-olla tüdined sellest veel kiiremini. Ja loodame, et see paradoks nagu jääb, et inimeste ükskõik kuhu suunas arenguga, et selleks, et nautida seda, sa pead nagu tundma seda puudust. Nagu Rimmelil on kunagi oli üks luuletus, et saaks tunda, oled õrn, pean tundma, oled jõhker. Et nagu see kontrast, see on kuidagi meile duaalsele maailmale ikkagi veel omane. Mida sa, Igor, sellest arvad, et mulle nii meeldib see, ma ei tea, kas see on tõde, aga ma usun, et on tõde, et kui Einsteini käest küsiti, et mis on sinu jaoks maailma kõige olulisem küsimus ja eeldati, et tuleb midagi füüsikast, eks, siis ta ütles, et kõige olulisem küsimus on see, et kas ma saan maailma usaldada. No minule ütleb seda, et inimene elab hirmus. Kui inimene ei saa oma maailma usaldada, siis see näitab ka seda, et ta ei saa oma mõtteid usaldada. Mitte ainult oma maailma, ka välist maailma. Ja, no see on ikkagi tema maailm. Ja lõpuks sa nagu konstrueerid selle oma peas. Ja, et kui sa ei usalda iseenda loomingut, siis see on hirmutav. Või vastupidi. No kõigepealt sa ei tunne juba seda, et sa oled selle loomingu autor, see kuidagi juhtub sinuga. Maailma need sündmused, need asjad, need juhtuvad sinuga. See on hirmutav. See on selline natukene ohvri roll, et ma olen siia pandud ja minuga tehakse neid asju ja ma ei saa mitte kedagi usaldada. See on hirmus koht, kus olla. Väga hirmutav. Ja meie teadvus tuginedes siis sellisele lääne usundile ja selle viisile, kuidas meid on kasvatatud, kui me usaldame ainult oma teadvust, siis see ongi väga hirmutav. Sa mõtled, ei ole sellist kõrgemat? Jah,
kelle osa sa oled? ei ole, sa oled lahti ühendatud Jumalast, Jumal on kusagil eemal, ta karistab sind, ta vaatab su järele, ta kontrollib sind, ta mõistab su üle kohut ja korraga sa oled üksi. Sa oled üksi selles maailmas, sa pead ennast kogu aeg tõestama, et välja teenida koht siin päikese all ja see on üsna sünge. Ma ei tahaks selles nahas olla. Ja võib-olla mis kõige paremini aitab sellest välja tulemiseks. Mind on aidanud kõige selgemalt selline lihtne uskumus, et see kõik on uni. Ja nagu Osho ütles, et isegi kui tema nimetas seda, ta rääkis ka teoloogiate kohta alati nii, et see ei pruugi olla tõde, aga see on nagu vahend, see on device. Et kui sa võtad selle tõeks pidamise, et see kõik on uni nagu vahendi, et ma nagu magan, ma ise nagu loon seda unenägu ja ta muutub vastavalt sellele, kuidas ma teda muudan või vaatlen või mõjutan. Ja see device, kui sa võtad selle omaks, teeb su elu lihtsamaks. Sina oled oma filmi nimega Elu režissöör. Jah, ta hakkab sind toetama. Varem või hiljem hakkad sa seda märkama, et ohoo, tõepoolest, ma tahtsingi nii. Ja see aitab sind sellisest üksindusest, nagu sellisest, et maailm ja mina on ju sellest duaalsusest natukene välja. Ja teeb su elu võib-olla selle võrra kerge. No see on umbes sama nagu, et kui unenäos sa iga kord näed seda painajat, et keegi ajab sind suure, ma ei tea, mootorsaega taga. Ja iga jumala ööd ajab mind taga, ma muudkui põgenen ja põgenen, no hirmus, ma ei taha enam magamagi minna. Ja. Aga kui sa sellel hetkel taipad, et see on uni, keerad ringi ja hakkad seda saega meest ise taga ajama, siis ta põgeneb ja muutub väikseks beebiks ja jookseb nuttes sinu eest ära. See annab sulle selle jõu. Just. Me ei ole teada saanud või oleme ära unustanud, et tegelikult on meie elu täielikult nagu meie kätes. Jah. Ja. Aga mind see vastutuse teema tegelikult puudutas, kui ma seda Einsteini tsitaati lugesin hoopis nagu suhete koha pealt. Et tegelikult kõige tähtsam asi ikkagi suhtes on usaldus. Absoluutselt. Et ma saan olla igate moodi ja ma olen vastu võetud. Jaa. Aga kas me saame usaldada oma partnerit? Küsimus igal ühel endal ja lõpuks on nagu elu tõe kriteerium. Võib ka olla nii, et sa arvad, et saad, aga tegelikult ei saanud. Ja vahel on ka mingisuguseid mittemõistetavusi. Ja ma arvan, kogu selle usalduse, nii vajaduse kui selle, et kas ma saan või ei saa, ikkagi sinu eelmist juttu sinna pannes on nagu siuke unenäo konstrueering või see, et sa selle ise lood, kas sa saad või ei saa. Sest vaata, see võib olla täiesti sinus endas kinni. Sinu kõrval võib olla ülitruu inimene, kes on oma elu täielikult pühendunud sinule. Aga kui sinu peas on koll, et sa ei saa teda usaldada ja mehi ei saa usaldada näiteks. Selle kolli on sulle vanaema sisse, mehi ei saa usaldada. Mehed on sead, on ju. Ja sa kannad seda elu lõpuni ja sa mitte kunagi ei kingi sellele mehele seda usalduse kohta. Ja. Et sa alistud talle või ütled, jah, kallis, teeme nii, nagu sina ütled. Ja. Sest et sinus on see programm sees. Ja sa valid alateadlikult need mehed, nagu me valime alateadlikult need inimesed, kes aitavad meil neid oma traumasid tervendada. Sa valid need inimesed, keda
keda sa ei saagi usaldada ja sa jällegi koged seda, et jaa, nad käituvadki nii, sest et sinul on nagu otsa ees see punane nupp, mis annab talle signaali, et kuule, ma saan siin mingisugust kõrval mingit liba asja ajada, ma pean käituma nii, et tema saaks selle kogemuse, et jaa, mehi ei saa usaldada. Et ta saaks kinnitada oma unenägu, et Just. mehed ongi tõprad, keda ei saa usaldada. Täpselt. Et me oleme tõesti oma reaalsuse loojad. Ja. Aitäh sulle, Suusi. Väga mõnus on siin. Konnad laulavad ja nüüd on vist aeg siia džakuusisse sulistama minna. Ma arvan küll, see kuluks ära. Jaa.